ja ta on peaaegu 100 aastat vana, sest ta ehitati 1927. Ja 28. aastal läks ta juba käiku. Ja ehitati ta sellepärast, et oli probleeme seemnetega, millest teha metsauuendust. Seemned peavad idanema hästi ja nad peavad säilima mitmeid aastaid, sest igal aastal ei ole head käbiaastat. Ja seemnevaru peab ka nendeks aastateks olemas olema. Enne sellist maja olid käbimajad ikkagi olemas, kus käbisid kuivatati. Nad meenutasid umbes natukese sauna või ahi oli ja riiulid olid ja siis käbisid kuivatati seal. Aga seal oli niisugune asi, et ahjule ligemal nad said nagu palju kuumust, ahjul kaugemal said nad liiga vähe kuumust. Nii et üks ots nagu ei tahtnud idaneda ja teine ots ei tahtnud säilida, et selles oli viga. Ja siis uuriti asja ja ehitati selline käbi kuivati, milles on spetsiaalne ahi, kalorifeerahi, mis võimaldab siis seemnetel ühtlaselt kuivada ja nende veesisaldus on väike ja sellised seemned säilivad kaua ja idanevus on hea. Ja nüüd siis need erinevad ruumid, mis selles on, selles käbimajas. Siin vahepeal oli vahesein, kus oli uks, kus nüüd praegu lahti on. Nendest 2 uksest toodi sisse käbisid. Missuguse mõõtühikuga neid toodi, seda ei ole võimalik välja selgita, aga ilmselt mitte kottidega. Aga igatahes oli metskondadel käbinorm ja peeti arvet, kui palju neid käbisid siia toodi. Ja kui seemned saadi kätte, siis hoiustati neid pudelites ja iga metskond sai oma seemned tagasi. Sellepärast sildistati need ära kohe ja sai seemned tagasi, mida siis taimla oli metskondades ja taimi kasvatati ise. Kui see maja ehitati, siis ta teenindas kogu Põhja-Eesti metskondi. Et on teada vähem kindlasti 15 metskonda, aga võib-olla neid veel rohkem. Pärast ehitati taolisi maju veel, oma 20 üle Eesti. Aga lugu oli selline, et kaevu kusagil ei ehitatud ja kõik nad on tulekahju sävinud. Ka siin oli ükskord niisugune väikene tulekahju, mis suudeti õnneks kustutada, aga see on siis kõige esimene ja kõige viimane. Ja kui nüüd rääkida, siis kuivatusmaju on Eestis 2 käbikuivateid. See on muuseum ja teine, mis toimib praegu, asub Kullengal. See on Väike-Maarjast Tammsalu poole. Ja Kullengal kuivatakse kõik käbid, mis on vajalikud, mille saadakse seemneid, tähendab RMK jaoks. Ja kuivad seemned viiakse Soome ja hoiustakse seal hoidlates. Seal on spetsiaalsed keldrid õige režiimiga, niiskus see temperatuur, kus neid siis hoiustakse ja vajadusel siis saab neid kätte. Nii. RMK analüüdi järgi peaks olema sealpool ja siinpool seda keskmist seina riiulid olnud, kus peal siis käbid tahenesid. See profiillaud, mis siin on, see on pandud siia pärast renoveerimist, mis toimus 2008. aastal. Algselt seda ei ole. Algselt oli ta niisugusest karvastest laudadest tehtud töömaja, et mingisugust ilu või ubasust või õdusust siin ei olnud. Ei mingisugust tuld ega midagi. Ka elektrit ei olnud siin alguses. Elekter tuli alles 60-ndatel. Ja edasi, kui need käbid olid mõnda aega kuivanud siin, siis tõmmati nad sealt luugi kaudu üles teisele korrusele. Ja nüüd on natukese nagu asjad, et siin kuivatati, tõmmati üles teisele korrusele, aga siin on 2 asja, mis tegelikult olid hiljem käigus. Teisel korrusel täideti ka trumbleid selle lehtriga, aga see lihtsalt on seda hea eksponeerida siin all, et lihtsalt meelde jätta, et see on lehter, millega käbitrumbleid täidetakse. Ja veel üks mehhanism on siin keset põrandat. Peale kuivatamist, kui seemned kätte saadi, siis seemnete küljes olid tiivad, mis olid kordi pikemad kui seeme ise. Ja selliste tiibadega seemned ei saa külvata, sest nad on nii kerged nagu võilile seemned umbes pampusega. Nad lendavad siia sinna, ei saa külvikuga, ei saa käsitsi.
sellepärast tuli tiivad ära murda ja sellest kasutati tuulamismasinat. See masin on samasugune nagu teravilja puhul. Teravilja puhul siis see praht eemaldati sellega. Ka siin ka praht ja tiivad. Alguses töötas see masin traktoriga. Traktori rihm oli, traktori mootor käis ja järelikult ta pidi olema õues. Nii, ja hiljem ta töötas elektriga, aga see koht seal masina jaoks kindlasti ei olnud. Ja missugune siis maja välja nägi? See ei ole tehtud, näete, see on 28. aastal, mitte kohe, üsna alguses, kus oli tehtud. Maja nägi välja niisugune halli värvi, sest ta midagi ei värvitud, see oli ikkagi tööstushoone, siin midagi niisugust ilu ei olnud, aga vastuvõtuaktis oli 2 naljakat puudust. Üks puudus oli selline, et raha kulus vähem kui ette nähtud. Ja teine puudus oli selline, et oli ette nähtud sinna ette trepp, sama koha peal, kus praegu trepp on. Aga tehti veel trepid siia otsa ka. Et see oli ka, et seda projektis ette nähtud ei ole olnud, et see oli nagu projektist kõrvale hiilimine. Aga muidu see maja kuju on sama. Hiljem, näete 60. aastal, kui mõnikord käbisaak oli vilets, siis siia alla ruumidesse üldse neid käbisid sisse ei toodudki, vaid tõmmati kohe, seal taga on vints, see on juurde ehitatud, tõmmati vintsiga kohe teisele korrusele. Ja nad tahenesid siis seal teisel korrusel. Ei olnud seda, et siit luugist tõmmata. Aga muidugi vilets käbisaak ei olnud hea, see oli pigem halb. Aga nüüd me läheme sinna ruumi, kus on siis see kuulus ahi, mis võimaldas siis seemnete säilivust ja idanevust parandada. Ahjusuu on siin. Ilus niuke kaunistustega ahi. Ja mina alguses rääkisin ikka, et vaadake, kui ilusa ukse nad tegid sellele ahjule. Et kõik niuksed need ornamendid ja all ja üleval ja siis 2-3 aastat tagasi tuli üks mees ja vaatas seda ahjust ja uuris seda ahjust ja ütles, teate, see on aurulaeva katla uks. Ja kui me täpsemalt vaatame, see on näha jah, et see on keevitusega sealt välja lõigatud. No olgu, siis võime öelda, et meil on aurulaeva katla uks on siin ahjul. Aga nüüd ülesse. Üleval on siis ketid ja kettide küljes olid need, mis on need 4 nurga otsaga. Sinna külge käisid vändad. Ja siis, kui protsess nägi välja selline, et 24 tundi pidi siis need trumlites need käbid olema, et seemned kätte saada ja iga 15 minuti tagant tuli siis seda trumleid keerata. Ja vaene katlakütja pidi ju, redel oli siinpool ja siinpool ka redelit mööda üles ronima, käsitsi siis võtma oogu ja siis seda trumlit keerama ja sealpool on 5 trumlit, siinpool on 5 trumlit, 10 trumlit. Siis ta muidugi pidi neid käbisid, mis on vastu võetud ühest ruumist teise, kas ülesse tõmbama või teistele riiulitele panema, vahepeal ahjus tuld valvama veel ja nii edasi, 24 tundi. Aga ma pean ütlema niisugust asja, kui ma rääkisin nende inimestega, kes ise on siin olnud katlakütja, ühte naist ma tunnen, see oli viimane kütja siin, ahjukütja ikkagi, siis nemad ütlesid niimoodi, mis 24 tundi jah, et me ikka läksime õhtul kell 5, panime ukse lukku, läksime koju ja kell 8 tulime jälle. Aga õnneks on see ahi niisugune, mis hoiab oma soojust kaua. Me oleme seda ka kütnud siin, ahi on terve, korsten on ka terve ja see on niimoodi, kui 3 päeva kütad tasakesi, siis ta on ka 3 päeva soe. Ja nüüd lähme ahju vaatama ja trumleid. Need trumlid, kus siis need käbid pannakse, on siin laes. Siinpool 5 trumlit ja sinna ahju taha võib veel minna, see ahju on üks lõpmata suur ahi, sealpool ka 5 trumlit. Ja neid siis pidigi keerutama. Arvat on, et alguses, kui need käbid sealt ülevalt pandi, et nad ei olnud kõige kuivemad, nad ei olnud kõige kergemad. Nad olid ikkagi siin ja seal riiulitel olnud, aga nad sisaldasid päris palju niiskust, et see ei olnud kerge töö, see trumlite liigutamine. Aga pärast pandi elekter ja siis peale 60. aastat siis vajutati nupule ja siis elektriga käisid need trumlid ringi. Nii, kui nüüd seemned olid 24 tundi olid käbid siin olnud, siis käbisoomused avanesid
seemned kukkusid siia võrgu peale, tasapisi kukkusid nii, kuidas oli. Ja võrgu eest punnid võeti ära, seemned kukkusid põrandale, pühiti kokku üsna prastolt põranda harja ja luuaga ja läksid siis sinna tuulamismasinasse, kus tiivad ära murti. Ja peale seda pandi siis kuivad seemepudelitesse vastavalt sellele, millisesse metskonda nad läksid. Hiljem muidugi, viimasel ajal, ennem seda tööde lõppu siin, mis oli 72. aastal, tegi ta käbisid, kuivatas ainult oma tarbeks, Roela metskonna tarbeks. Ja käbisid korraga ei tohtinud ka palju panna. Kui te vaatate, siis läbi võrgu on näha niisugused puust lipid. Ja sellest ülevalt kuni lippideni tohtis seda trumlit täita ainult poole võrra. Nii et lippidest allapoole jäi kõik tühjaks, et said seemned vabalt langeda. Sealt lippide vahelt pidid nad langema. Lippide vahel on nii palju vahet ja neid liigutati ju ka. Ja muidu ei oleks soomused ainult avanema. Kui olid seemned ära koristatud, siis võeti need kuivad käbid, pühiti ka kokku ja ahju kööti puude ja käbidega. Käbidega üksi ei tohtinud kütta, sest see oli liiga kuum oleks olnud. Ja aga siis ikkagi oli parem puude ja käbidega segamini. Ja nüüd, kust see soe siis tuli? Vaadake, seal ahju sees on veel üks ahi. Ja see kööti tegelikult seda sisemist ahju. Ja sisemise ja välimise ahju vahel on vahe. Ja vaat sealt vahelt tõusis siis soe õhk ülesse, trumled veel liigutati siin ja siis ta liikus ühtlaselt mööda seda ruumi laiali. Nii, kuna ta ei olnud kuum, vaid ta oli niisugune soe leige. Soe leige tähendab ikkagi, et 70 kraadi juures. See on nagu üks vastik leige saun, nagu oleks olnud. Selle juures. Ja siis need käbid kuivasid ühtlaselt ja seemnete idanevus ja säilivus, taheti, et see oli ka tagatud. See oli ka ühtlane, et oli ilusasti. Ja selline uks on ka teisel pool. Need uksed on selleks, et ahju saaks parandada. Et kui midagi juhtub ja saaks puhasta, saaks parandada, et tolmu ei tuleks. Ja ka seal peal, kus on plekk, ka seal peal olid need lõõrid, et soeõhk tõusis sealt ülesse ka. Nüüd selleks, et siin õnnetust ei juhtuks, on siis see ruum kaetud plekiga. Niuke päris hea paks plekk. Nad ütlevad, et Eesti-aegne plekk, et selle Eesti-aega tehtigi ju. Esimesest ja selle plekk ja altpoolt veel ära krohvitud, et siin niukest õnnetust ei juhtuks. Et see tõesti on kas nüüd tänu sellele või hoolsusele või midagi. Aga lugu räägib nii, et kui käbisid kuivatati, siis ükskord tulid 2 meest üle Roela oosi. See on see mägi, see on oos, eks ole. Ja tulid oosi ja vaatasid, et käbimaja akendest tuli põleb. Mõtlesid, et läheda, astuvad selle kütja juurest läbi ja teevad natukese. Nad juba olid nagu natukese võtnud ka. Jõuavad siia ja vaatavad, me lähme trepist ülesse. Trepi alt tuleb suitsu ja tuld. Aga kütja oli kas koju läinud korraks või et paljugi mis. See oli Vene ajal see. Ja kustutasid seal tule ära. Et küllap muidu oleks ka see maja ära põlenud. Ja, aga nüüd on ta õnneks alles. Nii, et see on kaloriifeerahi ja see nimetakse siis eelsoojendusahi. Eelsoojendus sellepärast ka sellesse protsess on eelsoojendamine, sest kõigepealt ühe riiuli peal ja siis teise riiuli peal ja igal pool need käbid ette soojendati. Ei olnud kohe, toodi käbid ja kohe nagu hakkas see kuumus sinna peale. Ja ka siin oli ennem eelsoojendamine, ennem kui need käbisoomused hakkasid avanema ja siis saati seemned kätte. Nii, lähme nüüd ülesse. Luugis tõmmati ülesse. Ja siinpool olid käbid ja siinpool olid käbid. Kas nad olid nüüd hunnikus või riiulitel? Igatahes nad siin kuivasid. Ja siin on hea ilme see, et kui me vaatame sinna taha otsa, siis me näeme, et sein on kõik sõre. Ja see ongi niimoodi, et käbid tahtsidki niisugust tuuletõmmet nagu puud puukuuris. Et ei tohtinudki olla niisugune kinnine. Ainus soe ruum oli seal all, kus ahi oli. Ja miks veel sai seda maja üldse renoveerida? Et tavaliselt nii vana maja niisugust hoonet ka, kus midagi veel tehakse, ei anna ju paranda enam. Siis oli nii, et kui 70. aastal käbi kuivatamine lõpetati, siis Roela metskond kasutas seda laona. Ja nad parandasid ikka katust, et see läbi ei laseks. Ja 2008. aastal pandi siia uues pilpakatus. See roovitus on ilmselt ka uus siin all. Palgid on siin. Ikka küsivad, et mehed, et kuidas need kütjad siin käisid, sest mehed jooksevad kolks ja peaga otsa.
nii et ma ei tea, viimane kütja oli tõesti pisike väike naine. No siis oli see elektrinupp ka, eks ole, ta ei pidanud sinna üles ronima enam. Nii, aga põrand on ka vana. Ja see on see uks, kus siis tõmmati vintsiga sealt tagant üles, ma näitasin, et maja tagant. Mis siin ruumis praegu on? Praegu on niimoodi, et Roelas on puuetega inimeste selts, mille nimi on Johanna. Ja siin on Johanna näitusmüük. Hinnad on suhteliselt odavad, kes on asjatundja, see võib vaadata. See kõik siin, need tekid ja põrandariided ja kõik need asjad on. Seal on karp, kel täpne raha võib sinna panna, sest karp on need ilusti lukus, mis on seal ja siin on need esemed ka, kotid ja põlled ja need on ka nende omad. Et nojah, ma ütlen, et võinoad ka, mis seal on, maksavad 1-2 eurot, et see on ikka päris odav, kui võrrelda nüüd see turu selle aastaga. Ja eelmine aasta oli see väga ja pajakindad ka näiteks, kes viitsib neid pajakindad ise teha, neid läheb ikka ja läheb. Et mina ka ostsin eelmine aasta pajakindad. Et siin, et eelmine aasta nad 4 korda vahetasid seda. See on siis sellega, kus on see seal taga ehitatud see tõstuk sinna, et üles panna, see on ilma tõstukita ja see on siis pilt renoveeritud majast. Selle tunneb alati ära, et siis värviti ta Rootsi punaseks. Et ennem ta oli ilma värvimata. Ja siin ruumis on ka renoveeritud maja ja siis on ennem seda ja siis on siis renoveerimistööd on siin. Nii, siin võib kenasti istuda, ükskõik kas või kiiktoolis. Kiiktool on ka päris mugav. Kiik on seal. Ja ega siin ei olnud sellist mööblit ega midagi. Küsin koolilaste käest, siis nad ütlevad, et siin see kütja puhkas. Ei puhanud ta midagi. Sellel poolel olid riiulid või ei olnud riiulid, oli käbihunnik, ütleme niimoodi. Ja teisel poolel on siis niisugused luugid, niisugused tumedad prussidest luugid. Ja vaat need luugid on need kohad, kuhu pandi see käbilehter, mis seal all esimeses ruumis oli. Ja sealt lehterisse valati siis käbisid nii palju, kui oli vaja, et ta oli poole nestiselt üleval poolt klippidest täidetud. Ja luugid on praegu nõnda, me ei saa neid avada, sellepärast, et luugid on kinni kruvitud, sest sinna alla on pandud isover ja peale on pandud veel niisugune tugev jõupaber, sellepärast, et talvel saab seda ruumi soojaks. No niimoodi, et tunni aega ta läheb nii soojaks selle väikse ahjukasega, et saab jope seljast ära võtta. Ja kuna siin on ka igasugused niisugused workshopid ja igasugused niisugused koosolekud ja üritused ja siis jõulumaa kokkuvõtted ja kui lapsed käivad oosi peal, siis tehakse siin neid kokkuvõtted, siis on hea, et siin on soes, mis tegelikult ei olnud. Profiillaud ei olnud siin tehti, alles pandi, ei olnud omane, see pandi alles pärast 2008. aastat siia ja aknad tehti uued ja see on kõige rohkem muudetud ruum üldse, mis on. Ja näitemängu tehakse siin ruumis ja igasuguseid asju. Nii, ja elektri niisugust valgustust ka ei olnud, kui te teate, siis eks ole alguses pandi, kui elekter tuli, siis pandi ainult üks pirn rippus juhtmega laest, et niimoodi oli see valgustus. Nii, aga nüüd kellele see maja kuulub? Maja omanikke on kolmikliit ja nüüd on hea sinnapoole pildi peale vaadata. See on sealt nurgast 3. reas, kus 3 inimest istuvad laua taga kenasti. Ja kui me hakkame nüüd lugemise järjekorras tegema, mis ees on nagu lehekülje peal ka, siis esimene on Toomas Väinaste Vinni valla esindaja, siin Korstna pool see esimene. Ja tema siis tähendab seda, et see maja kuulub Vinni vallale. Vinni vald on hoolitsenud siiamaani hea korra eest, see tähendab, et ta niidab seda ümbrust, ta korrastab ka neid matkaradu, mis siin metsas on. Või inimesed korrastavad, tema maksab siis selle eest. Ja siis ta võimaldab ka, kui prügi tekib, et prügiveo. Kuigi meil on selline suhtumine, et kui prügi siin tekib, et siis igaüks korjab, lapsed käivad mingi oma prügi kaasa. Aga kui siin näiteks kohvikus päeva jooksul tekib või midagi niisugust on, kuigi enam ju ühekordseid taldrikuid ei kasutata, meil on siin ka kõik niisugused korduvkasutused nõud, siis selle saab viia Roela rahvamaja juurde, sul on suured prügikastid sinna. Omaette prügikasti meil ei ole ja selleks on ka oma põhjus. Sellepärast, et kui meil oleks omaette prügikast, siis mõni möödasõitja lihtsaks täidaks selle prügikasti ära.
Nüüd järgmine on meil siis Aili, ta on Kodukandi esindaja. Ja nii, et Kodukant teeb siis üritusi. Ja niisuguse asju, nagu näiteks praegu vanaema kohvikut, mis on õues. Siis niisuguse huvitavaid päevi, eelmine aasta oli näiteks vihapäev, et said viha välja valada sellega, et tegid endale kaseviha ja võisid pärast minna sauna vitlema. Või siis õpetati niitma. Või siis rõugule heina panema. Üks vana aja töid, sest see on ju vana aja. Üks aasta, üle-eelmine aasta oli koorelahutaja siin, mis on tööriistamuuseumis olemas ja sai kohe ehtsalt piimast koort lahutada. Et kuhu tuli lõss ja kuhu tuli piim. On laata korraldanud siin, on jõulumaad korraldab Kodukant. Nii et Kodukant on siis nagu ürituste tegija. Ja viimane on siis RMK kõige rikkam osapool. RMK siis vastutab selle maja remondi eest, et kui korstnaots kippus lagunema, siis ta parandas ära, ehitas ja 2 aastat tagasi uue treppi siia maja ette. Ja siis, aga RMK rattad hästi aeglaselt käivad, et neile peab ikka rääkima ja siis ükskord on. Kõige lihtsam on Kodukandiga, see on ilmselt kõige lihtsam, et kui on vaja, siis tulevad inimesed ja abilised ja teevad ära kõik ja kõige raskem on RMK-ga. Ja vald on natukese passiivne, ma ütleksin, et ta võiks natukese ka aktiivsem olla või sedasi, et ta selline ei ole. Et kui on vaja, siis demonstreeritakse, et selline muuseum on olemas, aga eks see muuseumite toetamine on üldse niisugune raske küsimus.